Tere! Tere! Oleme tagasi siin Kiltsi rongipeatuses, kus me olime siis aasta tagasi ja kohe tulebki üks rong. Vaatame, kuulame ära seda. See on nii hirmus! Ja sel aastal 2022 sügis me teeme siin jälle sügismatka ja sel korral 300 kilomeetrit ehk siis me saab Ähijärve Peraküla matkatee lõpetatud. Ja eelmisel aastal, kui me sügismatka tegime, siis me alustasime suht oktoobri lõpus ehk kõik sügis oli nagu läbi, aga nüüd me alustame täpselt sel ajal, kui lehed hakkavad värviliseks minema. Nagu te näete, meil selja taga taevas on sinine ja päike paistab, aga nii vist ei jää see terveks nädalaks, et lubab, et homsest läheb vist pilve ja lubab ka vihma. Nii et me tahame ruttu matkale asuda, et tänast siis päiksest ilma ära kasutada. Täna on meil kilomeetreid matkata 22,5. Esimese päeva kohta kindlasti päris palju. Aga davai, pikem jututa asume teele, muidu jääme päris pimeda peale. Hakkad jääb ootama. Nii kahju. Kui kahju. Mul oli hästi kerge villikene ühe varval ja ma ignoreerisin seda enne, et mul oli veits ebamugav. Aga ma ei tea, kus see ebamugavus tuli, sest saabastega on mul väga mugav. Sokist siis või ma ei tea. Vaadake, kui kenad kossid tal on. Kõnniks nagu pilvedel nendega. Tere hommikust! Esimene hommik meil matkal, teine päev ja eilne matk läks niimoodi, et väga raske oli. Jalad nagu jaksasid kõndida, aga kott oli seljas nii raske. Minu seljakott peaks olema 11,6 kilo, ehk siis on 20% oma kehakaalust, aga hetkel on mul kott 18 kilo. Täna siis õnneks meil on siin paari kilomeetri pärast suurem asustus ja saame postiautomaati panna asjad, nii et siin tuleb suur tühjendus teha. Ma ei tea, kuidas ma nii rumalalt pakkisin, aga vigadest õpitakse. Eile veel avastasin ühe hästi pisikese villi. Ma arvan, et see tuli ka nagu sellest koti raskusest, sest jalanõud on mul küll uued ja mitte väga sisse kantud, aga need on nii mugavad, et ma nagu ei saanud aru, et ma saan hakkama. Minu kott kaalub siis 22 kilo, aga see on 7 kilo liiga raske, sest et 20% minu kehakaalust on siis 15 kilo. Fotovarustus kaalub täpselt 7 kilo. Siis täpselt fotovarustuse jagu ongi mul liiga palju varustust kaasas kaalu mõttes. Veel eilsest nii palju, et nägime ka loomi. Nägime kohe pärast 2 kilti matkamist nägime kohe rästikut tee peal. Oli täpselt risti niimoodi tee peal. Täna on ilm pilves. Meid ootab ees 22 kilomeetrit. Pakikski asjad kokku ja asuks teele. Mis teeme? Saadame üleliigset kola ära. Ilm on täpselt selline, et päikse käes ja tuulevaikses kohas matkates nagu praegu siin, tuult peale ei puhu, hakkab mega palav. Peab jaki ära võtma, sest kõik on nii lahti tehtud, kui vähegi võimalik oli. Aga siis, kui jälle avarama peale jõuda, kus puhub päris tugev tuul, siis see tuul on väga külm ja siis peab jälle midagi selga panema. Ehk iga kilomeetri tagant me jälle siin kohendame ja vahetame oma riideid. Teise päeva lõpp. Jõudsime isegi valges siia kohale, aga panime telgi ülesse ja tegime tule.
siis jõudis ikkagi pimedaks minna. Nüüd me siis naudime oma õhtusööki ja hakkame story'si tegema. Tere hommikust! Hommik! Meil on matkatud 44 kilomeetrit, täna on 3. päev. Ma tahtsin oma villidest rääkida. Mis eile juhtus siis? Eile läks natuke valusaks kõndimine ja avastasin 2 jala peal kokku siis 5 villi. 5 erineval varbal siis ja nad on nagu varvaste all. Aga ma tegin need villid kohe katki ja siis minu arust on palju parem edasi kõndida ja praegu ma ei tunne väga midagi. Ja meie 3. päev viib meid siis täna Lõuna-Kõrvemaale. Oleme hetkel siin Aravete külje all. Hakkamegi jõudma juba rabadesse. Kodruraba, Seliraba ääres ka ööbime täna. Ja Seliraba on üks mu lemmikuid rabasid Eestis üldse. Ja see, need on nüüd sellised piirkonnad, kus me oleme hästi palju ise käinud nii-öelda automatkadel või mina loodusfotograafina lihtsalt rabades pildistamas ja hommikuti ööbimas. Aga nüüd on lahe, saame sealt kõik need rabad läbi matkata. Ja homme jõuame siis Kakerdaja raba äärde. Meil oli siin väike poepaus, sest meil ei ole nüüd 2 päeva poodi ja snäkkikesi on vaja. Ostame siukest kraami. Vaatan kohe sinihallitas juustu sööma näiteks. Viineriga, siukeisu. Ja jah, Hans ostas siin kodujuustu, nüüd oma kodujuustu sööma, nii et head isu meile. Ja siis laseme edasi. Aravete koop paistab seal. Neljas päev täna, 20 kilomeetrit ja tegelikult ma olen juba 13 kilomeetrit matkanud. Eile siis saime suht terve päev vihma ja täna öösel sadas vihma, täna hommikul sadas vihma, seepärast me väga kaamerat välja ei võtnud. Nüüd läks just selgeks, tahtsimegi nagu nii söögipausi teha ja kuna meil telk oli märg, laotasime selle siia laiali. Juba on suht hetkega kuivaks saanud ja siin on Katuneedo. Õhutab oma magamiskotti, mis sai ka kindlasti väiks raskust, sest hommikul oli väga raske kõik. See on vist selle matka esimene lõunapaus, kus me reaalselt lõuna ajal sööme siis ette nähtud toitu. Kui Käitu lemmik on tunapasta, siis minu lemmik on see kalakarri, see on räigelt hea. See on siuke asi, need mõlemad toidud on räigelt head. Aga see on siuke asi, et läbi video võiks lõhn ka tulla. Et see on väga maitsev. See on siis heigi filee, et ütleme lõhna siit ei tule, aga see on väga maitsev. Kuum. Aga imeline. Ja üks matkanipp veel. Me ostsime endale sellised varbavahesokid. Nende varbavahesokkidega, see on üks matkanipp või asi, mida me katsetame. Et minul võib olla mugav matkasaabas ja lainersokid ka, aga mul kipuvad need varbad üksteise alla jääma ja siis tekivad just siia, nende 2 varba vahele võivad villid tekkida. Aga nüüd, kui on varbavahesokid, villidega probleeme pole. See on nagu meil hästi toiminud. Asusime uuesti teele, meil on jälle vihmakeebid seljas, sest et enne liikvele asumist saime juba kerge vihma uuesti kaela. Räägime jälle toidust. Hommiku, lõuna ja õhtusöögiks söögikorrad on meil Tactical. Jällegi on meil ka 3 vahepalakorda ja mina söön jälle ema Anneli tehtud käsitöö batoone. Ja need on seekord eriti maitsvad. Vasakpoolne, see on pähklitega ja see siin on piparmündiga. Ja no need on haigelt head. Need on räigelt kalorirohked. Ehk siis 1 batooni ära süües saab keskmiselt, ma arvan, 500 kuni 700 kilokalorit. Näiteks eile ma suutsin
kuidagi eriti palju sisse tankida, et kui muidu ma olen mõelnud 6 toidukorda ehk siis umbes 3000 kilokalorit, siis eile ma suutsin vist 8 toidukorda tekitada, et energiat matkamiseks võiks nagu olla. Kui Hans räägib, et ta siin muudkui tangib ja sööb, 2 esimest päeva kindlalt oli siuke, et ei taha üldse süüa, nagu isu ei olnud ja nagu matka lõpuks oli süda lausa paha, aga nüüd hakkab tagasi tulema sisu ja naljakas on see, et Hans siin sööb hästi palju neid batoone magusaid, aga mul ei ole üldse magusisu. Et kui me poes olemegi käinud, siis pigem mingit soolast näksi, et vihm hakkab sadama. Oleme siis jõudnud omadega Kakerdaja rappa 2 või 2,5 tundi enne loojangut, ehk täna olime me eriti kiired ja distantsi tuli lausa 21 kilomeetrit, et päris palju. Pidime algul ööbima siin Kakerdaja raba naljaka nimega lõkkekohas, aga me ei ööbi. Otsustame jääda hoopis rappa, sest et taevas on ka selgeks läinud ja äkki tuleb loojangut, et me ei taha metsa all seda loojangut maha magada, vaid loodame siis õhtul ilusaid kaadreid saada. Ja juba 4. öö siis, kus me ei pea nagu maapinna peal magama, vaid meil on 2 korda laavu olnud ja 2 korda siis see platvorm siin rabas. Ja ma näitan, kes juhuslikult Kakerdaja rabas kunagi käinud ei ole. Mina olen esimest korda. Ma näitan, kus Kätu siin istub. Siin on selline suur mugav pink vaatega Kakerdi järvele. Droonioperaator Kätlin Nedo isiklikult. Tere hommikust! Meil on 5. päeva hommik siin. 4 päevaga oleme matkanud ära 93 kilomeetrit. Väga tubli saavut. Eile õhtul, kui me jõudsime, me panime telgi ilusti raba järve äärde, platvormi peale. Kõik oli mõnus, hakkasime süüa tegema, siis vaatasime, et järjest mingid jahimehed tulevad sinna järve ümber. Natuke aega hiljem tuli kes oli? Inspektsioon. Keskkonnainspektsioon oma nendes helkurvestides ja läksid neid jahimehi kontrollima, et kas neil ikka jahiluba on. Ühesõnaga, nad hakkasid räigelt paugutama seal püssidega. Nad olid siis hanejahil. Ei olnud isegi seda tunnet, et nad lasevad meile pihta või et te saate kooli nüüd. Aga nagu vahepeal tundus, et nii suvad lihtsalt lasid. Ühtegi lindu taevas ei olnud, kuskil jälle mingi kõmm käib ja nad olid nii lähedal. Ja see oli nagu päris, ei olnud turvaline olla. Pärast mingit 15 lasku me otsustasime siis pakkida oma asjad ja vedasime telgi siia lõkke kohta. Ja ei olnud tore vaadata, kuidas need linnud alla kukuvad sealt taevast. Täna siis jõuame oma matkaga Aegviitu, aga me ei ööbi Aegviidus, vaid me otsustasime, et lähme Kõrvemaa keskusesse. Minu jaoks vana hea tuttav koht juba 2014 aastast või. Et olen seal ka kunagi matkajuht olnud, lihtsalt fun fact. Tegin rätsamatkasid ülikooli ajal. Ja homme ongi meil ainult 10-kildine päev, et täna on 18, homme 10 kilti ja see on selline nagu 2 kergemat nagu puhkepäeva, kui nii võib öelda. Ja kui me homme Kõrvemaal lähme, siis meil oligi mõte, et mängime diski ja siis teemegi lühema päeva, et meil oleks aega seal diski mängida.
jah, ja sauna saame vist täna või homme, saame ennast ka pesta, mis on tore, ja siis saame akusid laadida. Täna on päike ka väljas, täna on ilus ilm, lähme matkame siis. Yummy. Head maiustamist! Ma olen jõudnud Kõrvemaale. Täna on 5. päeva lõpp ja me saame sellist luksustoitu süüa. Täiega väsimus on praegu, nii et saame sauna ka pea puhtaks pesta. Viisakas on müts peast võtta. See, mis ajaks. Tegelikult vist viisakas on see müts pähe tagasi panna, see, mis ajaks. On küll. Et seda pead saame siis pesema hakata. Tavai, head isu. Tere hommikust, saime endale fatbike'id siit Kõrvemaa keskusest. Tahtsime muidu siin samas diski mängida, aga siin on võistlused ja me lähme Aegviitu ja saame diski mängida. Ja et võimalikult palju puhata ja energiat säästa, siis need fatbike'id ei ole lihtsalt fatbike'id, vaid need on elektrilised, nii et me võimalikult vähe peame väntama ja saame kulgeda niisama. Ja sul on väga ilus foto taga. Jah. Kelle oma? Sinu oma või? See on su foto siin. Okei, davai, kiivrid pähe ja asume teele. Otsustasime, et me jätame Aegviidus mängimise katki. Sest siin on nii räige võss ja kuna need kettad, mis me saime, on rendikettad, siis me ei taha neid siin otsima hakata. Ja lähme vurame nüüd Kõrvemaale elektriratastega tagasi ja kui seal võistlused läbi saad, võib-olla mängime seal diski. Õhtust. Meie tänane öine matk hakkas kell 8 õhtul ja jõudsime lõkkeplatsile veidi pärast 10 ja meil oli megatempo, sest kollid ja loomad ja pimedus kiirustasid tagant. Ja ma reaalselt tempost rääkides, siis see oli 6 kilomeetrit tunnis või? Vahepeal ka 6,5 on ju. No meie jaoks ikkagi kiire, sest meil on suured seljakotid. Ma matka alguses juba ütlesin Hansule, et nii, me oleme pealampidega, mina kõrval ei vaata, ainult otse enda ette, aga ühe korra, kui ma just hakkasingi lihtsalt metsa poole vaatama, siis ma nägin seal. Ma arvan, et see oli puder, sest oli nagu, silmad olid nagu kõrgemal ja see oli õudne. Aga elusalt oleme kohal ja nüüd sätime oma telgikese jälle laabu alla ja on hea kuiv magada. Tere hommikust, 7. hommik, öö möödus veidralt, meil siin hiired sabistasid telgi ümber ja ma sain mingi 1:30 magama alles. Hans oli nii väsinud, et jäi magama. Hakkame hommikus sööma, hommikupuder. Hommikupuder on siin, valmis saanud, tõmbab veel veits. Lisaks hommikupudrule on mul veel Tacticalilt, ärkasin just siuke smuuti, et siia lihtsalt 200 milli vett sisse ja otse siit pakist jood ka ja hästi valgurikas. Mis leidsid? Karujäljed. Siinpool kõnnib meile vastu üks karu ja siinpool kõnnib üks teine karu. Siin on jälg. Siin teise pool. Oo, see tundub räigelt pisike. Nii on pisike. Vaata, mine edasi. Ja neid võib 2 tükki siin olla ka. Meil on siin lõunapaus
keset teed, tegelikult ennem olime keset teed, kolisime tee äärde. Ma soojandan end siin Tacticali toitudega, sest mega tuuline on ja tänaseks lubaski tormi, nii et me oleme valmis. Tuul on päris tugev juba. Ma unustame vlogi täna hommikul öelda, et meil sai täna 5 aastat, sätime siia pidulaua ka. Hommikust täna on siis meil 8. päev ja tuleb pikim matkapäev, et 32,5 kilomeetrit ja terve päev lubab sadu. Ehk siis saame selles paduvihmas matkata oma pikima päeva, aga võib-olla ongi hea, siis ei filmi ka liiga palju, saame korralikult tempot teha. Kott on ka meil täna kõige kergem, üldse kergem, mis meil saab olema. Täna õhtuks siis sättisime laadimispäeva. See pidi esmalt olema eile, aga kuna me saime aru, et täna on meil pikk päev, siis venitame veel 1 päeva oma varudega ja nii on meil matka pikim päev kõige kergema kotiga. Et siis Kätu õde Eliis tuleb, toob meile ülejäänud teise matka poole toidust. Nagu näete, ööbisime siin laua peal selle varjualuse all, sellepärast kuna täna öösel oli päris tugev torm, juba eile õhtul oli väga tuuline ja selleks, et oleks turvalisem ööbida, kui mõni kuusk otsustab pikali kukkuda, et meile peale kukuks, siis tundus siin selle tugeva konstruktsiooni all ööbimine hea mõte olevat. Ja tänu sellele on telk ka kuiv, sest et terve öö täna sadas ja nüüd on meil telk kuiv, saame kuiva telgi kokku panna ja siis asumegi teele, et täna on plaan 9 teele asuda, et ma ei näinud seda. Tahtsime oma 30 kilomeetrit siis võimalikult kiiresti teha. Lootsime siis, et kruusateedel saame tempot teha, aga tuli välja, et täna on siuke esimene päev, kus me täiesti nagu metsa sees. Nagu kus pole põhimõtteliselt radagi. Ja see aeglustab nii tempot. Jalad on ka märjad muidugi. Mul on kareteks veekindlad, aga siit sajab mul kõik sisse ja vihmakeebi pealt voolab sisse, nii et mul on ka varsti sokid meeled seest, nii et on sul ka. Aga et meil tuju hea oleks, siis võtame väikse maiustuse ja naudime oma teekonda edasi. Kätlin Nedo jalatsite seest vett välja kallamas. Sul küll nii haige. Oleme ületamas Tallinn-Luhamaa maanteed, aga enne lähme käime Soola siniallikate juures. Me matkarada küll ei vii sinna, aga me teeme väikse kõrvalepõike. Oleme kohe Saula juurde jõudmas, aga nagu te näete, siin Pirita jõgi on juba kenasti uduseks läinud. Täna lubas ka, et õhtul tuleb nagu udu katab maad ja tundub, et see vastab tõele. Ulmemist torm on väljas, ilmselt kuulete. Leidsime sellise bussipaviljoni, bussipeatuse. Oleme 13 kilti matkanud, peatust võiks veits hiljem teha seda söögipausi. Aga kuna praegu siin 1-2 aeg lubas kõige tugevamat sadu ja tuul on ka rets, siis praegu on vist kõige targem võtta see paus ja süüa. Ja no arvestades, mis tuul on, siis ma arvan, mujal me seda tuld teha ei saakski, sest et praegu kõige tuulevaiksemas nurgas on priimus ja juba sealt isegi tahab tuul selle ära puhuda. Mida teeb meil Kätlin Nedo? Soojad on jalgu, sest piksid on. Vetuusid on läbimärjad. Täna on meil siis 35 kilomeetrit
peaks vist tulema, aga eks see selgub alati lõpus. Tere hommikust! Täna on meil 11. matkahommik, matkapäev ja öö oli väga-väga tuuline, tormine. Puhanguti vist lausa 18 meetrit sekundis ja tundub, et täna tuleb samamoodi väga tuuline nagu ka eelnevad 2 päeva, aga saame hakkama. Eile tegime ju 30 kilomeetrit hästi siukses tormis, aga ei olnudki nii hullu. Meil sai eile 200 kilomeetrit läbitud ja jäänud on viimased 98 kilomeetrit ehk 4 päeva veel ja siis on meie matk läbi. Yeah. Hakkame hommikust sööma siis. Mis sul veel täna hommikul on? Täna hommikul on mul esimest korda kohvi. Me kodust kohvipakikesi kaasa ei teinud ja ma lootsin, et ma saan poodidest osta neid 3 ühes Nescafe pakikesi, aga üheski poes pole olnud neid ja eile esimeses poes siis oli ja ma sain oma kohvi, jõeveega kohvi. Imemaitsev ja soe. Ja mul on alati see, et mul lähevad toidud, mul peab nagu toidu kõrval alati hommikul kohvi olema, võiku või toidu kõrval, mingi toidu kõrvale. Et siis mul on isu süüa, muidu mul ei ole väga isu. Teine päev, kus sai järjest 30 kilomeetrit kõnnitud. Muidu meil pidi tulema 26, aga me tahtsime poes käia hädasti. Ja käisime natuke tanklas maiustamas. Nii et siis tuli meil see lisa juurde. Ja siin me nüüd oleme, jõudsime enne loojangut, teeme väikse lõkke üles ja puhkame jalga. Nii värviline! Hommik. Täna on 12. päev ja viimased 3 päeva on jäänud. Täna 20, homme 26, ülehomme 28. Täna turbo 20, rõhutame sõna turbo. Me teeme selle hästi kiiresti ära, sest lõuna ajal lubab päris tugevalt saada. Kell on 9 ja me plaanimegi nüüd enne 2 või enne 2 kindlalt järgmises lõkkekohas olla, et siis telk varakult püsti panna ja siis saaks vihma eest varju. Ja homme lubab ilusat ilma ja see, esimest korda. Kui siin on ilmateade kogu aeg muutunud, juba varem on ilusat ilma lubanud, siis tundub, et see homne ilm vähemalt tuleb ilus päikseline. Üldse matka lõpp tuleb nagu vist sajuta ja tuul ka vaibub. Ja täna õhtul peaks see tugev tuul lõpuks vaibuma. Davai, lähme! Peab tunnistama, et see ujumine oli päris mõnus. Nüüd lihtsalt siin tuule käes seistes ei tohi külma saada. Kuivame ära, rätikut pole. Hommik. Täna on siis eelviimane hommik meie matkal ja see on siis 13. päev. Nagu te näete, lõpuks on ka päike välja tulnud ja tuul on vaibunud. Et see torm, mis siin mitu päeva kestis, see on nüüdseks läbi saanud ja tänu sellele, et taevas on selge, oli hommikul päris jahe. Pakime ruttu asjad kokku ja 26 kilomeetrit meil täna teha ja siis on homme veel 1 päev ja saab koju.
tere hommikust, viimane hommik meie matkal ja jätame hüvasti meie mõnusa pesaga. Meil on siin nii mõnus ja pehme ja soe. Need samad magamiskotid on nüüd nii fluffiks ja suureks läinud. All on sul see üliõhuke madrats ja termaresti matt ka. Ja minul on siis termaresti talvemadrats ja all matt ka. Ja see on siis minu padi siin. Et ikka viimast 28 päeva jaksaks teha, siis hommikuks sõime lausa tuunikalapastat, mis ei ole tegelikult üldse hommikusöök, aga energiat on palju vaja. Täna saabki läbi meie trall. Nagu te näete, me oleme mereranda jõudnud. Täna viimane päev on pihta hakanud. Siis Vihterpalu Peraküla viimased 28 kilomeetrit. Näete, meri, luiged. Oleme jõudnud viimase 10 kilomeetri sildini, ehk siis meil on viimased 10 kilti kõndida, umbes 2 tundi ja siis ongi kõik tehtud. Palju meil lõpuni on? 1 kilomeeter. Ma olen väsinud. Nii, siin me oleme. Siia võib nüüd maha istuda. Aitäh püsti. Oota, ma lõpub ikka. Mis me räägime? Mingit emotsiooni või? Uhuhuu! Tegime ära! Jee! Meil tegelikult emotsiooni on siin, aga me oleme nii väsinud. Mina vähemalt olen väga Mul väsinud. kõht lihtsalt. Mul on alati see peale igat matka. Ärme kohe tee seda kokkuvõtet, sest mul aju on nii tühi. Ja mul aju on tühi praegu. Tahaks lihtsalt koju ja magama. Ma tahtsin selle sissejuhatuse alguseks seda öelda, et nüüd võime öelda... See on väljajuhatus. Jah. Nüüd võime küll öelda, et me jõudsime Perale. Jah? Perakülla. Good one! Jõudsime siis Perakülla Perale või Pärale ja võtame oma viimased toidud. Saime sealt värsket vett, sest meil olid veevarud täiesti otsas. Naudime oma viimase toidu ja... Oma lemmiktoidu. Ja see annab sooja ka. Kokku seda matkarada matkatud 918 kilomeetrit ja arvutasime... 916. Mul läks jälle meelest ära. 918 kilomeetrit. 16. Mul on pea nii tühi. Matkateed matkatud 916. Tai. Mul peal toimub. Midagi 915. Okei. 916 kilomeetrit sai meil matkatud. Kogu distants oli ametlikult 820. Nagu näete, meil tuli põhimõtteliselt 100 kilti rohkem. Ja päevades tuli siis kokku meil matkapäevi 42. 19 kevadmatk, 9 eelmise aasta sügismatk ja nüüd 14 see matk. Mina ei oska muud enam öelda, ma olen väsinud, aga õnnelik, et see tehtud sai. Ja ei, tore oli ka. Ei, oli küll tore. Ja meil siin viimased päevad vedas täiega ilmaga, et täna oli väiksem ja eile oli. Kõike saime, lund ainult ei saanud. Seekord mitte. Meie hakkame sööma, täname oma koostööpartnereid. Sellel matkal siis Tacticali ja matkasport, et meie kõik ka ilusti kenasti kaasas on ja minge teiega loodusesse matkama. Ja siia täitsa lõppu mõtlesime, et viskaks siis mõned kaadrid kõigist 3 matkast lõpetuseks. Davai, tšau! 400 kilomeetrit algab nüüd, Ähijärve 1 kilomeeter, Peraküla 819. Ma ei ole matkaja, minu jaoks oli see 15 kilo isegi raske. Siis avastasin 6 suurt villi. Siis läks 100 seda siga veel üle. Ja hästi palju müsikasi. Passad. Vabandust, tehke meil rada vabaks. Peepid läksid alele poole. Ma ei julge sealt mööda minna. Väga hull! Vihm ka! Davai, tšau! Go käitu kilematkasussid! Ma ei tea, kas ma oma kõrvadest räägin. Tekkisid juba nendel külmadel ilmadel. Tekkisid villid. Poisid, te võite vlogi teretada.
tere vlog! ja peab tunnistama, räige väsimus on ka tulnud. See kuum on suht ära killinud. Põlve on väike puust lind. Piu-piu. No. Eile matkasime siis kokku 35,5 kilomeetrit. Emotsioonid on laes. Siis hakkame kõndima. Jaa. Pool Ähijärve Peraküla matkateed on meil läbitud. Mida sa teed? Miks sa naerad? Ma siis esitan teile selle luuletuse ka. Matkast rõõmus on mul meel. Olen täpselt... Ei. Matkast rõõmus on mul meel ja ma ei eksinudki teelt. Väikse puhkeid pausi teen. Olen täpselt poole teel. Siis pott kukkus maha. Liiter keevat vett, püksid on läbi märjad. See koer on ikka meiega. Me leidsime teie koera või õigupoolest teie koer on meiega viimased paar kilomeetrit kaasas kõndinud. Sa ei mahu. Jookse! Su emme-issi käisid külas meil. Jaa, empsis tegelikult. 200 kilomeetrit sai tehtud. Jee! Ja mina nägin oma esimesed virmalised ära. Miinus! See on reaalselt maailma kõige ilusam koht, kus ma käinud olen. Ja mida ma näinud olen. Minu esimene virmaline. Mis sa näed seal? Kui te küsite, kui paks on siin lumi, siis ma ütleks, et see on ikkagi korralikult üle meetri. See on kepp. Kus on mu teine kepp? Matka jooksul, et... Käitu vajus põlvini lumme. Tule siit. Pähtis kinni. Üle pika aja näeme päikest, mis on mega tore. Mängime siin natukene lolli. Mina istusin ka kelgu peale. Mis me näeme? Virmalisi pildistama. Vaadake, kui härmas käitu on. Meil ei ole süüa, meil ei ole juua. Me leidsime mega suure ja privaatse vetsu. Siin on meie tuulutusala. Põhjasuund on täpselt seal. Pistan telefoni välja. Virmalin on seal olemas. Bye bye!